Tere! Tere hommikust! Kell veel ei käi, kohe läheb käima. Tervelt 40 minutit anti meile. Ma eeldan, et siin on mingi viga. Okei, 20 jää alles. Tere tulemast järjekordsele kõrgema riskiga tegutsevate inimeste kogunemisele, sest nagu ma olen ka varasemalt öelnud, et juhid on vähemalt kindlustuse vaates inimesed, kes tegutsevad kõrgema riskiga valdkonnas. Ja läbi aja need riskid on ainult kasvanud, et võib-olla nõukogudeaegsed inimesed veel mäletavad, et toona oli hea lihtne, et riskiks oli ainult 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism, et tänasel päeval neid riske on rohkem. Ja paraku tuleb öelda, et ega ka Eesti seadusandja ja Eesti kohtupraktika ei ole jätnud siia oma panust andmata ja tõstnud omalt poolt panuseid ka ettevõtete jaoks. Ja meie 20 minuti mõte ongi siis läbi käia viimase aja arengud, mis ettevõtteid veel on ähvardama hakanud siin Eesti Vabariigis ja kuidas siis nendes riskidega siis läbi laveerida. Ja võib-olla ka mõelda seda, et nagu moodsas riskijuhtimis on, et mis on siis see jääkrisk, millega te olete nõus leppima ja võib-olla ikkagi mingisuguses osas julgema edasi tegutseda. Aga ma alustan seda kiiret ettekannet 3 viimase aja Riigikohtu lahendiga, mis on nii juhtide kui ka äriühingute vastutus tegelikult nüüd oluliselt jälle täpsustanud ja mitte ainult täpsustanud, vaid kindlasti seda vastutust ka tõstnud. Ja Kolbert paneb need ette, et kõik on tegelikult avalikkuse ees läbi käinud sellised üsna traagilised kaasused ja mingis mõttes neid lugedes saab aru, et miks Riigikohus ühe või teise järelduseni jõudis, aga probleem on selles, et kui Riigikohus seda kaasust lahendab, siis ta on öelnud mingisuguse printsiibi või põhimõtte ja pärast seda see põhimõte hakkab elama oma iseseisvat elu ja siis on prokuratuur ja politsei, kes proovib seda põhimõtet rakendada kõik võimalikele teistele sarnastele või vähem sarnastele kaasustele ka. Ja seetõttu on oluline, et seda printsiipi teada. Ja esimene kaasus, mis tuli sellel aastal siis aprillikuus oli traagiline sündmus seal taustal. Nii, tuleb äkki pilt ette. Tagasi saada. Okei. Tegemist oli siis selle ühes veekeskuses juhtunud uppumissurmaga ja seal on küsimus siis selles, et kas see veekeskuse pidaja võib ka selle eest vastutada, et ei olnud siis piisava väljaõppega instruktorid seal hallis. See kaasus õiguslikus vaates on huvitav seetõttu, et tuli välja, et Eesti Vabariigi valitsus vastu võtnud mingisuguse määruse, mis käsitleb seal teatud turvanõudeid sellistes veekeskustes. Ja teiseks ka ettevõte ise oli kehtestanud teatud sisereeglid seal instruktoritele ja nendele päästjatele. Ja tuli välja, et neid kõik järgiti. Et sealt ei olnud võimalik ühtegi etteheidet ettevõttele teha, et mingist määrust rikkus või ka mingid sisejuhiseid rikkus. Aga Riigikohus ütles, et sellest ei pruugi alati piisata. Et lisaks sellele tuleb arvestada ka sellist üldinimlikku või sellist välja kujunenud hoolsusmäära, et Markus ja Karin enne rääkisid sellest juhi hoolsusmäärast. Ja tõepoolest Riigikohus ütles, et ka sellises valdkonnas on teatud selline üldinimlik hoolsusmäär, mida kõikidele sisereeglitele Vabariigi Valitsuse määrustele lisaks tuleb järgida. Milline see hoolsusmäär täpselt on? Paraku seda me saame teada konkreetses kaasuses, et raskem on seda ette ennustada, aga jah, mõnes mõttes siit Riigikohus tahab ikkagi öelda, et parem karta kui kahetseda, et vähemalt sellistes teatud keerulisemas või ohtlikumas valdkonnas tegutsevate ettevõtete jaoks tuleks seda standardit enda jaoks tõsta. Teine, jälle hästi traagiline kaasus, avalikkuses palju tähelepanu leidnud, see kurikuulsus Pihlakodu kaasus, aga ma ei räägi sellest vägistamise juhtumist, ma räägin hoopis sellest ettevõtja vastutusest, mis nüüd ka Riigikohtust läbi käis. Ja seal Riigikohus siis ütles seda, et loomulikult, et ettevõte ei vastuta selle hooldaja pealt toime pandud vägistamiste eest otseses mõttes, aga ettevõtja peab vastutada selle eest, et kas ta piisavalt kontrollis oma töötajaid ja äkki kontrolli puudusest sai see töötaja selle kuriteo toime panna. Ja Riigikohus väga selgelt ütles, et seal, kui me hakkame uurima seda, et kuhu maani see ettevõtja tahtlus peab ulatuma, siis loomulikult tema ei pea midagi teadma sellest konkreetsest kuriteost. Aga kui tema tahtlus ulatub selleni, et ta ei ole piisavalt kontrolli oma töötajate üle teostunud, siis ta võib kriminaalkorras vastutada. Ja
Lihtne näide. Oletame, et olete ettevõtja, teil tuleb mingisugune anonüümi vihje, et ma ei tea, üks töötaja paneb mingisugused kuritegusid toime ja te ei kontrolli seda. Okei, mingisugune lunaatik kirjutas midagi, et ma ei usu seda. Asi läheb edasi, lõpuks tuleb välja, et tegelikult see oli tõsi. Ettevõtja võib saada vastutada selle eest, kuna ta ei kontrollinud seda vihjet piisavalt tõsiselt ja tegelikult kukkus siis sellises hoolsustestis läbi. Ma ei tea, täna see ekraani töötab. Mis kriisiõppus mulle tundub või on segajad? Ja kolmas kaasus, mida ma tahtsin välja tuua, on tõsi natuke nüüd varem, 1,5 aastat, mitte nii vana. Ja eelnevalt käis läbi siin nagu see nõukogu teema, et üldiselt nõukogul oma traditsioonilises mõttes on ju see järelevalve organ, kes siis juhatuse üle teostab järelevalvet ja kontrollib ja kui kõik juhatusega on kooskõlastatud, siis üldiselt võib-olla juhatus nii palju oma vastutust kartma ei pea. Siis see kaasus, mis jõudis ka Riigikohtusse ühes rahapesu asjas, tõstis ka nõukogu jaoks panused tunduvalt suuremalt ja ütles sisuliselt seda, et kui äriühing tegutseb sellises ohtlikumas või suuremaid ohte kätkevas valdkonnas, nagu näiteks pangandus, rahaülekanded ja kus on rahapesurisk abstraktselt suurem kui võib-olla mis teises valdkonnas, siis tegelikult nõukogu liige, kes ei reageeri piisavalt ka võib-olla sellistele ohumärkidele, võib ise vastutada selle rahapesule kaasaitamise eest, mis selles pangas näiteks toimub. Ja see kaasus on selles mõttes huvitav, et sealt toodud printsiip, et kui ettevõte tegutseb natuke sellises ohtlikumas valdkonnas, siis võib ka nõukogu vastutada selle eest, et kui midagi valesti läheb. Seda on prokuratuur hakanud nagu edasi arendama ja ma olen näinud hiljaaegu ühte määrust, kus prokuratuur sõnaselgelt ütles seda, et ka maksude maksmine on selline riigi jaoks veidi nagu suurema riskiga tegevusala ja iga ettevõte, kes tegelikult maksab makse, on riigi jaoks mõnes mõttes oht, kuna maksud võivad jääda maksmata. Ja kui nõukogu liige teab, et äkki mingisugused maksud jäävad maksmata selles ettevõttes, siis võib ka nõukogu liige isiklikult vastutada nende maksude maksmise eest. Ehk siis nagu öeldud, riik on tõstnud panuseid, et kuidas nüüd ettevõtjad sellele vastavad. Ma loodan, et tegutsete edasi oma valdkonnas, aga tegelikult nende riskidega tuleb arvestada. Et kui palju neid riske on üldse võimalik maandada, et sellest siis Albert proovib natuke mõned juhtnöörid anda. Jah, et nagu Norman ütles, me elame ohtlikus maailmas, mida kinnitas ka peaprokurör intervjuus. Ja iga üks, kes meist on natukene ettevõtlust nuusutanud, teab vastus sellele küsimusele, et kas kõiki riske on võimalik maandada. Olemuslikult, see ei ole võimalik. Aga mida on võimalik teha, on see, et siis ka küllaltki tegelikult käepäraste vahenditega või siis kuluefektiivselt on võimalik teha tegelikult suur osa tööst ära. Ja just selleks, et te ei peaks igapäevaselt kartma siis ettevõtte juhatajatena seda, et mingi otsus toob kaasa siis kriminaalmenetluse. Ja kui me räägime kriminaalmenetlusest juhatuse liikme suhtes, siis selle alus on ju see, et ka äriühing on midagi valesti teinud. Ja mina püüan teile anda nüüd lühidalt mõned näpunäiteid ühest konkreetsest tööriistast, mis on väga paljudes ettevõtetes kasutuses. Osades on see lausa seaduse järgi kohustuslik, aga ma näen, et väga paljudes ettevõtetes seda ei ole. Ja seal, kus see on, seda kasutatakse väga erinevalt. Ja see on riskiregister. Riskiregister. See peaks olemuselt tegelikult on midagi sarnast, nagu Karin enne viitas, ohuhinnang, siis kaitseväes. See on see tööriist, mis aitaks või peab aitama saada juhatajal ja võib-olla compliance eest vastutaval isikul, in-house juristil helikopteri ülevaate. Mitte ülidetailse, aga helikopteri ülevaate ja samas ammendava ülevaate sellest, et kus võivad olla pimenurgad, millistele probleemidele me üldse pole vaadanud lähemalt sisse. Ja teiseks, kui me teame, et kuskil on mingid probleemid, siis kuidas me teame, et just see probleem on nüüd meie ettevõtte kontekstis päriselt oluline. Nüüd mõned näpunäited, kuidas seda riskiregistrit teha. Riskiregister on olemuselt siis selline loetelu riskistsenaariumitest ja siis sellest, mis võivad neid riske kaasa tuua ja kuidas siis neid ennetada või maandada. Minu soovitus on tavaliselt olnud see, et enne kui alustada riskiregistri loomist ja selleks on igasuguseid tarkvarasid, see on väga keeruliseks on võimalik seda kõike teha, aga kõigepealt on olulisem see sisu. Te võite isegi alustada täiesti tavalisest Excelist
või mingist muust programmist ja kõigepealt tuleks siis loetleda, mis on need riskistsenaariumid. Me rääkisime siin enne eelmises ettekandes, Karin, Markus rääkisid sõjalist interventsioonist, küberrünnakutest. Tegelikult neid riske on veel, näiteks osanike vaheline vaidlus võib nagu ettevõtte totaalselt ära halvata. Tänase esitluse kontekstis me räägime kriminaalmenetlusest ja väärteomenetlusest. See on riskistsenaarium, kui need juhtuvad ja seal määratakse kõige kõrgem trahv või isegi vanglakaristus mõnele isikule, et siis see on asi, mis on tõeliselt drastiliste võimalike tagajärgidega. Nii, kõigepealt, ja neid selliseid riskistsenaariume on kuskil 10, et neid ei pea olema tohutult palju. Oluline on see, et olete mõelnud, et mis on need kõige hullemad asjad, mis saavad valesti minna. Teiseks, mõelge läbi, mis on, nüüd kui me räägime õiguslike riskide kaardistamisest, on olemas ka teistsugused, on äririskid, IT-riskid, operatsioonilised riskid, aga kui me räägime õiguslikest riskidest, siis kõigepealt oleks vaja ära kaardistada, et mis on need valdkondlikud nõuded ja kas need kohalduvad teile. Et siin enne mainiti ka NIS2, KÜTSi, GDPR on selline asi, millest paljud on kuulnud, valdavale enamikele võin öelda, see kohaldub, on teatud ettevõtted, kes üldse isikuandmeid ei töötle, siis nemad võiksidki piirduda tõdemusega, et jah, GDPR on olemas, seal on väga koledad trahvid, õnneks see meile ei kohaldu ja seda me ei pea sisse vaatama. Aga esimene osa on see, et see ohuhinnang tuleb selles mõttes ära teha, et kust õigusaktidest võib potentsiaalselt kriminaalvastutus tulla. See on hämmastav, kui palju neid erinevaid on. Ja see ei tähenda seda, et te peate siis iga selle normi osas tegema mingi tohutu põhjaliku analüüsi. Oluline on kõigepealt saada üldse pilt ette. Siis järgmise sammuna on, mis on nüüd väga oluline, on see, et kõige hullemad riskid on need, mida me ei tea. Ehk siis kui meil näiteks, vaatame, maksud on näiteks selline teema, Norman ka mainis, kõrgema riskiga valdkond, mis on kõikidele ettevõtjatele ühtemoodi väga oluline. See võib lõpetada ettevõtte tegevuse, kui seal palju eksida. Kas näiteks üks tüüpiline asi on, maksuinimestel nad küsivad, et kas on seotud isikute vahelisi tehinguid. Ja nüüd enne kui seda küsida, tegelikult see küsimus, mida te peate endalt küsima, on see, et kas ma olen kindel, et ma tean, kui on mingid seotud isikute vahelisi tehinguid. Kas mul on olemas tervikpilt ja kui vastus juba sellele küsimusele on neitav, mul ei ole seda teadmist, kas see oht on või ei ole, siis see on tegelikult see koht, kuhu peaks siis sisse vaatama. Ja see ei tähenda seda, et tuleb kohe palgata mingi tohutu kallis analüüs kuskilt maja väliselt, vaid kõigepealt tuleb teha kõige lihtsam, et võib-olla anda raamatupidajale siis ülevaade või selline ülesanne, et ta peaks tegema ülevaate viimase, 5 aasta kõige olulisematest tehingutest ja kõikidest tehingutest, mis on näiteks teatud isikute vahel, kes on seotud isikud. Nüüd, kui see on ära tehtud, te teate, kus on teil need pimenurkasid teil ei ole, siis on see koht, kus te vaatate peale, et mis on need tegevused, mida te olete juba selles asjas teinud. Näiteks GDPR-i kontekstis väga paljudel ettevõtetel on mingi protsessi kirjeldus, on regulaarsed iga-aastased koolitused ja nii edasi, et mis on üks suur viga, mida nende riskiregistrite või üldse taoliste dokumentide puhul tehakse. Ja see oli ka üks küsimus, mis meile enne esitati. See viga on see, et minnakse kohe liiga detaili. Seal on väga suur oht detailidesse ära uppuda, sellepärast, et kui sul on vähegi keerulisem organisatsioon, siis kui sa vähegi kriitilised mõtted, sa suudad neid riske loendada mingisuguse 300. Aga sellel ei ole tegelikult mitte mingit mõtet. Ja samamoodi nende tegevuste loeteluga ka. Lõpuks tuleks siis anda iga riski osas hinnang nii sellele, et milline on selle esinemise tõenäosus, kui ka mis on selle mõju. Üks viis, kuidas see praktikas välja näeks, oleks näiteks selline, et siin vasakul on toodud siis sama see riskistsenaarium, et kriminaalmenetlus on ka kirjeldatud, mis on selle võimalikud tagajärjed. See on jällegi koht, kuhu jäädakse võib-olla liiga kinni, hakatakse tohutult mingit rahalist mõju hindama. Seda rahalist mõju võib hinnata kriminaalmenetluse puhul, te võite selle hinnalipiku panda, et kogu ettevõtte väärtus. Kui need riskid realiseeruvad ja nad realiseeruvad, mitu korda, panete esimese astme kuriteo toime, siis tegelikult teie ettevõte on läbi. Ja mitte on teie ettevõte, vaid te ei saa tulevikus, kui teete uue ettevõttega, siis näiteks riigihangetel osaleda. Ja siis lõpuks peakski olema siis hinnang selle kohta ja all on näiteks mõned tüüpküsimused. See allpool olevad tüüpküsimused puudutavad nüüd seda valdkonda, mis on see tore keeld, et te ei tohi võtta kanda altkäemaksu. Näiteks muuhulgas on ju. Või et ka mitte pettusi toime panna ise. Et mis on need tüüpküsimused,
mida te peate endalt küsima, kas teil on mingisugused elementaarsed koolitused tehtud või mitte. Ja see ei tähenda seda, et te peate mingit tohutult palju rohkem tegelikult tegevusi tegema. Selle ohuhinnangu või riskiregistri mõte on see, et te saate sellise reaalse tööriista, mis annab teile helikopteri ülevaate ja te teate vähemalt seda, kus on teie nõrgad kohad ja te saate teha palju informeerituma otsuse selle kohta, milline on siis see investeerimisvajadus. Kas see ühte teemasse on mõtet sisse võtta või sisse vaadata rohkem väliste ekspertide abiga või mitte ja enamasti tegelikult sellest piisab, kui te olete teinud sellise elementaarse riskide karistuse ära. Nüüd me ei lähe nüüd detaili, see on nüüd kogu see compliance matrix. Siin on väga palju erinevaid elemente. Riskiregister on üks nendest väga oluline. Teine on see regulaarsed kontrollide tegemine, mis on ka üks selline riskimaandav meede. Aga see riskiregister on üks, ma ütleks tegelikult compliance'i siis sellise maatriksi süda. Sellepärast, et see on see, mis annab sisendi selle kohta, et kui palju te võiksite teha koolitusi, kas teil on vaja riskianalüüsi. Mõned riskianalüüsid on kohustuslikud, tööohutuskeskkond näiteks. Aga on mingi riskianalüüse, mida ongi mõtet teha siis näiteks maksude puhul, kui te teete mingisuguse väga strateegilise tähtsusega tehingu, kus te teate, et see maksurisk ei ole päris kindel, siis on see koht, kus teil on võib-olla mõistlik võtta sinna arvamus või isegi maksuametilt küsida eelotsust. Ja neid valdkondi jällegi on palju. See on tõesti alates tööohutusest ja keskkonnast kuni rahapesu tõkestamiseni. See on see tööriist, mida me soovitame kindlasti riskide ennetamise vaates kasutada. Nüüd Norman räägib sellest, et mis saab siis, kui see jääkrisk, me ei saa kõiki nullini maandada. Mis saab siis, kui see jääkrisk realiseerub ja teil ongi politsei ukse taga, et kuidas siis selleks valmistuda? Ja, et tõepoolest kunagi ei ole võimalik päris välistada seda, et politsei üks päev ikkagi koputab uksele ja ettevõtja elus peab selleks mõnes mõttes ka vaimselt ja muul viisil valmis olema. Ja kui eelnevas ka ettekandes Markus ja Karin rääkisid siin kriisiseadusest ja kriisivalmidusest ja meil on avalikkuses väga palju ka soovitusi, et kui kriis tuleb, et siis iga inimene peaks suutma nädal aega ise vastu pidama, et tal on piisavalt seal süüa varutud ja taskulamp ja võib-olla mingi patareidega raadio. Et ma siin samamoodi olen välja toonud sellise ettevõtja kriisivaru, et kuidas üle elada esimene nädal kriminaalmenetlusega. Et see kahtlemata on iga ettevõtja jaoks kriis ja ta võib sellise igapäevase tegevuse üsna segi lüüa. Ja lihtsalt mõningad sellised näpunäited ja ka soovitused, mis on praktikast välja tulnud, kus ettevõtjad võivad natuke kui ei ole piisavalt ette valmistunud, et siis eksida. Ja esimene oluline asi iga juhtimisotsuse puhul on see, et kes on siis see kriisi lahendamise meeskond. Et kui ikkagi tuleb läbiotsimine sinna sisse, kriminaalmenetlus on alustatud ükskõik mis põhjustel, et kuidas siis seal koha peal, kes siis teeb otsuseid. Probleem tavaliselt on seal selles, et üldiselt ettevõtjad lähtuvad sellest tavalisest juhtimismaatriksist, et meil on juhatus, meil on ta. Probleem on aga selles, et kui nüüd see sama juhatuse esimees või kes igas esinaine viidab oma järgmised 6 tundi koos politseinik oma kabinetis, mitte keegi talle ligi ei pääse, tal on telefon ära võetud, kes siis seda ettevõtjat juhib, kes siis neid otsuseid vastu võtab, kui tegelikult tippjuht ei ole kättesaadav tänu sellele, et tal on parasjagu kohvi pooleli politseiga. Tuleb mõelda selle peale. Teine tõepoolest, et kes siis otsustab näiteks selle, et mis ulatuses koostööd teha politseiga, kas anda paroolid välja või mitte anda, kas helistada advokaadil või mitte helistada, et kõik see otsustuskoht peab olema läbi mõeldud, et kes selle otsuse siis teeb. Loomulikult, see ei ole üldse reklaami mõttes öeldud, et aga üldiselt on ikkagi mõistlik helistada advokaadile, kui politsei ukse taha tuleb vähemalt ettevõtete poole pealt, sest meie oleme rohkem selles maailmas kogenud, rohkem kokku puutunud seal koha peal olnud, teame, kuidas see psühholoogiliselt, juriidiliselt see asi seal välja näeb. Et selles mõttes oleks hea teada, et kui selline asi on, et kellele te siis helistate, et kes siis võib-olla tuleb kohale ja aitab teid sellest suhteliselt kriisist läbi laveerida, sest tõsi, fakt on see, et see esimene 24-48 tundi selle kriisi algusest, et see võib päris palju mõjutada ka seda, kuidas edasi kriminaalmenetlus kestma jääb või hakkab ja seal tehtud otsused võivad tegelikult pikas perspektiivis olla olulised. Siin tuleb arvestada seda, et ka politsei, kes tuleb läbiotsimisega,
tema tuleb ära kasutama üllatusmomenti. Et seda õpetatakse politseikoolis, et et see üllatusment on tegelikult väga nagu oluline, et kuidas tegelikult kõige rohkem seda infot, mida järgi need on tulnud, on võimalik kokku koguda. Ja seda ei saa nendele pahaks panna, et nad tegelikult tulevadki sellise, üritavad nagu üle rullida sellise üllatusmomendiga ja nüüd on see, kui valmis tegelikult ettevõtte selle jaoks nagu on, et kui palju ta ennast üllatada laseb. Loomulikult kommunikatsioon. Suurtes läbiotsimiste puhul on üsna traditsiooniline või tavapärane, et vähemalt 20 minuti pärast juba ajakirjanik helistab, kuule, mis teil seal toimub, et nii palju politsei või maksuameti autosid on teil ümber kontori, et toimub midagi või? Kes siis vastab midagi, et kas on olemas inimene või see hakkab liikuma see info kuidagi muul viisil. Tavaliselt et ega seda lõpuni infot ei ole võimalik kontrollida, aga vähemalt mingisugune nagu ettevõtte poolne statement peaks nagu selle juures olema, et millest teema on. See, mis on nagu tulnud ka välja meil probleemid, et kuidas järgmine päev pärast seda kriisi nagu äri jätkata, et juhtub selline asi, et tavapäraselt võetakse ära üsna palju telefone, tavapäraselt võetakse ära üsna palju arvuteid ja eriti väiksemates ettevõtetes võib tõesti juhtuda seda, et järgmine päev tuleb hakata palkasid maksma või teha maksuametil ülekandeid, aga raamatupidajal on arvuti ära võetud. Või ei ole enam ligipääsu nagu dokumentidele, mis olidki võib-olla politsei poolt kõik ära viidud. Et mõelda selle peale, et vähemalt sellistes olulisemate ettevõtte äritegevuse jätkamise jaoks vajalikele infole peab olema mingisugune dubleeritud ligipääs. Tänapäeva pilvetehnoloogia õnneks seda pakub, et me ei ole enam siin 20 aastat tagasi, kus kõik oligi paberi peal, kui need paberid ära viidid, oligi tegelikult väga raske edasi tegutseda. Aga jah, tõepoolest, et selline ja tuleb mõelda ka selle peale, et kõige suurem probleem, mis ma tavaliselt juhtidega olen näinud, küll telefon ära võetakse. Kõik kontaktid on telefonis. Sa võid küll järgmine päev minna telefoni, kui arestimast välja lastakse, osta uue telefoni telefonipoest. SIM-kaart ei ole. Sul kellegi numbrid ei ole peas enam tänapäeval. Et jälle väga lihtne soovitus, et okei, iPhone'idel ja nendel on nagunii juba kontaktid kuskil pilves, aga vähemalt sul oleks võimalik järgmisel päeval uue telefoniga saada oma kontaktidele ligi, sest muidu sa oled üsna nagu abitu, lihtsalt see tehniline seade telefoni ei aita sind, kui sa tegelikult ei tea neid numbreid. Mis on ka veel oluline, et vähemalt suuremates ettevõtetes ikkagi panna paika teatud protseduurireeglid. Et mis siis saab, kes otsustab, kes keda informeerib, kui läbiotsimisega riik sisse tuleb. Kusjuures eelmine aasta selles mõttes on üks väga suur ettevõte. Kõik juhised olid paigas. Ettevõtte juhtkond 10. korrusel sai teada, et 5. korrusel toimub läbiotsimine 1,5 tundi hiljem. Kui üks advokaat helistas, kuule, mis teil seal toimub, kas on äkki abi vaja? Tuli välja, et talumise korruse valvevärava inimene oli jäänud informeerimata, et kui politsei tuleb, et mis ta tegema peab. Pärast ütles teha, et kui me siin relvastatud politseinik olid, ma lasin nad läbi, et mis siis ikka on ju. Aga jah, tõsi oli see, et kõik trillid ja juhised olid olemas, aga see viimane lüli oli jäänud informeerimata, et kuidas inimesed sisse pääsevad sinna office'isse. Ja kindlasti tuleb läbi mõelda see, et kes on need kõigi inimesed, olulisemad inimesed või see kõige olulisem protseduur, mille läbilõikamine tegelikult võib kogu äri vähemalt mingiks ajaks halvata. Et inglise keeles on see kohta nimetus on single point of failure, et mõeldagi, et okei, et kui ettevõtte, ma ei tea, juhatuse liige 24 tundi pole kätte saadav, et kuidas või tema telefon pole 24 tundi kätte saadav, et kuidas siis see ettevõte nagu elab selle aja üle ja mõelda ka tõesti selliste lihtsate teatud dubleerivate variantide peale. Et jah, et see on selline praktikast kogutud kriisivaru, et kindlasti on võimalik seda hoopis keerukamaks ja põhimõttelisemaks ajada, et aga kõige lihtsamad asjad, et paika panna selline kriisilahendamismeeskond ja et vähemalt telefonikontaktid oleks kuskil dubleeritud, kus järgmine päev saad need kätte ja saad oma vähemalt lähedastele helistada või advokaadile. Aga nii, tundub, et meie osa saigi läbi. Tõmbasime jälle aja üle veidi, et küsimusteks aega vist ei jää. Aga Jaa, aitäh teile. Tõesti, lähme kohe pausile, aga ma võib-olla siiski, ma kõigepealt võib-olla küsin, et kas saalis on küsimusi, et äkki me ikkagi ühe küsimuse jõuame võtta. Hetkel ma ei näe kätemerd, aga ma küsin siis ise ikkagi ühe asja, et see küll võib-olla puudutas
või see tuli küll eelmise nii-öelda ettekande ajal, aga ma panen selle veidi sihukese kriminaalmenetluse võtmesse, et küsimus oli endiste juhatuse liikmete kohta. Et näiteks kui kriminaalmenetlus algab nüüd siis ka näiteks endise juhatuse liikme kohta, kes on siis oma positsioonist vabastatud, kuidas peaks juhatuse liige ette valmistuma selle jaoks, et tal oleks olemas näiteks vajalik dokumentatsioon tõendamaks, et ta ei ole süüdi? Kas ta peaks oma juhatuse liikme positsiooni ajal veel kõikidest dokumentidest endale koopiat tegema ja kui, siis kuidas see suhestub konfidentsiaalsuskohustusega? Ma võib-olla võtaks selle, et tõesti mõistlik on see, et esiteks tõesti juhatuse liige teeb nii palju koopiaid, kui tal see leping võimaldab. Me ei saa kutsuda kedagi üles, et rikkuge oma juhatuse liikme lepingut. Iseenesest nii-öelda juhatuse liikme seadusjärgset regulatsiooni see nagu isegi ei riku, aga kui teil on erikokkulepe, eks ole, et te peate hävitama näiteks kõik teabekandjad, mis iganes, et siis loomulikult seda ei tohi rikkuda. Aga mida juhataja võiks mõelda enne, kui ta ametist läheb, on see, et siis need otsused, et tal oleks vähemalt endal teada, kus ettevõttes need olemas on. Millist laadi üldse dokumendid seal üldse olemas on ja ka millised on need võimalikud siis ohukohad, et kuhu kõige tõenäolisemalt maksuamet või politsei üldse sisse vaataks, ma ei tea, kas on mingeid riigi toetusi taotletud, kus kellelgi võib tekkida lihtsalt küsimusi, isegi kui need küsimused pole õigustatud, maksude maksmisel ja nii edasi. Ja lõpuks, kui juhatuse liikme enda peas on see info olemas, et vaadake, me tegime kunagi selle seotud isikutega tehingu, aga meil oli, ma ei tea, mingi siirde hinna analüüs, sellepärast me vaatasime selleks turutingimustel, siis seda võib endale näiteks üles kirjutada, et mis dokumendiga üldse tegu oli, ilma et seda dokumenti ennast kuidagi siis lepingu vastaselt kaasa võtaks. Ja samal tuleb ka meeles pidada seda, et ühegi äriühingu, ma ei ole näinud seda tegelikult olukorda tõesti vist, et kus mõni äriühing oleks tahtnud jääda kriminaalmenetluses süüdi, mis tähendab seda, et tegelikult selle äriühingu huvi on täpselt samamoodi leida kõik need dokumendid, sellepärast kui see eksjuht oli süüdi, ainult siis tuleb ka ikkagi enamasti kõne alla ka, et see äriühing oleks süüdi. Kui äriühing oleks kõik hästi teinud, siis ei ole ka see eksjuht süüdi. Nii et sellises olukorras tegelikult me enamasti näeme, et see koostöö toimib. Enamasti on siis need huvid ikkagi ühesuunalised. Ma omalt poolt lihtsalt ühe loo, mis natuke teisest kandist, et loomulikult oleks hea, kui uus juht suudaks ennast viia kurssi kõikide vana juhatuse tehtud asjadega, vähemalt olulistemate lepingutega. Isiklikust kogemust samas räägin, et Eesti Vabariigis on üsna range riigisaladuse regulatsioon ja kui tuleb uus juht majja, siis ta peab kõik kinnitama, et kõik riigisaladus on tal üle antud. Ja ma mäletan, ma sain peaprokuröriks, samamoodi tuliksin allkiri anda, et ma olen kõik riigiprokuratuuri riigisaladused nagu üle võtnud, üle kontrollinud. Siis toodi mulle nagu sinna laua peale ja siis ma ohkasin, tead, tooge see paber, ma panen selle allkirja ära, et arusaadavalt ei ole võimalik kõike läbi käia. Aga mõnes mõttes teisest küljest tuleb öelda, et ega juhil peab olema ka hea nina, et ära tunnetada, kus on suuremad riskid ja kus mitte ja mis vana juhtkonna nagu legacy võib tegelikult kummitama tulla. See on mõnes mõttes ettevõtjad teavad, et see on natuke selline kõhutunde küsimus ja seda tuleb tegelikult ka kuulata. Hästi, aga Norman ja Albert, mina tänan teid. Olete vabad. Aitäh!